Tere hommikust ka minu poolt. Minu nimi tõesti Rasmus Pruus ja Kliimaministeeriumi välisuhu osakonna nõunik. Peame jagada ka. Nii, kuidas tundub, kas Jaa, hästi ilusti näha? on suur slaid näha, Jah. just. Et müra on selline põnev teema ja ega mul oligi endal ka natuke raske mõelda, et mida ma siin täna võiks rääkida, millistest teemastest ja mõtlesin, et räägin siis natukene võib-olla laiemalt keskkonnamürast Euroopas, direktiivist ja siis natuke liiguks vaikselt selline Eesti keskkonnamüra regulatsiooni poole ja muudatuste poole, mis meil on siin viimasel ajal toimunud, et natukene avan ka neid teemasid ja siis ka mürakaardide tegevuskavad, mis kindlasti võiksid KOV-ide puhul olulised olla, olulised tööriistad ja mõned siis praktilised küsimused, mille kohta ma olen nagu ka varem saanud võib-olla küsimusi ja siis mõned küsimused, mida nüüd eelnevalt ka ise siin, mõned küsimused olid eelnevalt esitatud siin eile vist oli, et siis vaatame ka need üle. Jah, et nagu ma ütlesin siis, et mingitest mürateemadest ma paratamatult libisen nagu üle, aga kuna kõigest ei jõua rääkida ja võib-olla ei jaksa ka kuulata, et siis saategi lõpupoole pärast siis küsida võib-olla mingeid täpsustavaid küsimusi või üldse mingeid teemasid, mida tahaksite paremini teada. Nüüd natuke räägiks ka iseendast, et kuna ma olen ikkagi müraga päris pikalt olnud seotud, et nüüd on seda juba 15 aastat, et kuidagi saatuse tahtel mingis mõttes võib-olla. Ja päris alguses ma olen olnud mürakaebust nagu lahendaja, ütleme siis riiklikku järelevalvet teostanud, et füüsikaliste ohutegurite üle ja sealhulgas siis ka müra. Ja samal ajal olen vaadanud läbi ka päris palju planeeringuid, keskkonnamõju hinnanguid, andnud seal hinnanguid, et need valdkonnad on sellised, mida ma olen nagu praktikuna siis läbi teinud. Ja tänaseks päevaks olen jõudnud siis sellise pigem nagu laiemate teemade juurde, et keskkonnapoliitika siis või keskkonnamürapoliitika kujundamine Eestis üldse ja siis need tänased nagu teemad siis nagu, mida ma siis hakkan rääkima, et välisohumüra. Kõigepealt peakski rääkima, mida üldse keskkonnamüra all mõista. Et see on siis suures plaanis inimtegevusest tulenev heli väliskeskkonnas. Ta on niisugune soovimatu ja inimesele kahjulik. Aga oluline on siin siis rõhutada kahte asja, et tegemist on siis väliskeskkonnaga, et keskkonnamüra on alati seotud nagu väliskeskkonnaga. Ja teiseks ta peab olema seotud siis inimtegevusega, mitte näiteks looduslike helidega. Peamiseks keskkonnamüra allikateks on eelkõige liiklus maanteel, aga ka raudtee, lennuliiklus. Eestis ilmselt ei ole raudtee ja lennuliiklus nii suure mõjuga kui näiteks mujal Euroopas, aga ütleme siis, et
kõige suurema mõjuga on ikkagi see maanteeliiklus, mis mõjutab väga suurt hulka inimesi Euroopas. Ja teiseks oluliseks selliseks allikate grupiks on tööstus. No ütleme, Euroopa kontekstis mõeldakse siin selliseid objekte, mis on ikkagi sellised suuremad muidu, et no ütleme keskkonnaloaga käitised äkki, et mis võivad põhjustada püsivat korduvat mürahäiringut. Et need on siis peamised allikad. Ja miks üldse sellest nagu rääkida või miks sellega üldse tegeleda, siis Euroopa komisjoni siis raportid toovad välja, et see on ikkagi selline üks olulisemaid keskkonnaprobleeme välisõhusaaste kõrval ja kolmandana ütleme, loetakse selliseks top 3 keskkonnaprobleemiks, et siin välisõhusaaste on kindlasti sihuke kõige põhilisem, aga samas ütleme eks see välisõhusaaste ja müra käivad ikkagi ka käsikäes, et ütleme millegipärast see müra on võib-olla natuke vähem tähelepanu saanud kui õhusaaste. Et selles mõttes ja sellest peaks nagu rohkem rääkima. Ja muidugi siis temperatuuri muutused ka, et mida siis on, mis on ka üks oluline keskkonnafaktor, mis viimasel ajal väga palju räägitakse. Ja võib öelda, et seda müra mõju on nagu pigem alahinnatud. Viimased teadustööd, uuringud näitavad seda, et müral on ikkagi seos tervisemõjudega ja et selline pikaajaline kokkupuude müraga mõjutab nii inimese füüsilist kui ka vaimset tervist. Võib põhjustada stressi, unehäireid ja pikemas perspektiivis ka tõsisemaid terviseprobleeme. Ja lisaks mõjutab ta, on ka selline termin nagu üldine heaolu, et kuidas inimene tunnetab, et kui mugav see ja meeldiv see elukeskkond tema jaoks on, et selline häiritus. Ja väga otseselt mõjutab ta muidugi ka siis igapäevaseid tegevusi nagu magamine, puhkamine, õppimine või lihtsalt siis omavaheline suhtlemine. Ja kindlasti peab silmas pidama, et ta ei esine sageli üksinda ja ütleme, ta võimendub siis teiste keskkonnateguritega nagu õhusaaste, kemikaalid. Et seetõttu tuleks seda keskkonnamüra käsitleda nagu osana laiemast elukeskkonna kvaliteedist. Ja eraldi kindlasti tahtsin slaidina välja tuua ka öisemüra mõju tervisele, et see on nagu, ütleme, kui rääkida mürast mingis ajalises perspektiivis, siis just see ööpäevaringselt, siis just see õine on tegelikult kõige olulisem aeg inimese tervise seisukohalt, sest et une ajal on organism kõige tundlikum häiringute suhtes ja on ka leitud, et öine müra mõjutab tervist rohkem kui päevane müra. Et peamine probleem on see, et müra häirib und, et see vähendab sügava une osakaalu ja põhjustab, ütleme, sagedasi ärkamisi. Ja isegi kui inimene ei ärka, siis ikkagi see
noh, ta ei teadvusta, et see müra teda mõjutab, et lihtsalt see une kvaliteet ei ole nii hea. Ja teadustööd on siis välja toonud, et umbes, noh, ütleme, see on niisugune hinnanguline, eks, et alates 33 detsibellist võib tekkidagi selline stressireaktsioon, et organism hakkab siis sellest alates, võib hakata siis tootma stressihormoone ja seeläbi toimuvad muutused ka veresoontes. Aga samas ütleme, selline müra tajumine on ikkagi individuaalne, et siin mõni inimene on tundlikum, mõni on vähem tundlikum. Ja lisaks saab välja tuua, et katkendlikud ja sellised ootamatud või siis võõrad helid inimese jaoks häirivad siis rohkem kui selline ühtlane taustmüra. Et siin näiteks mürade või noh, ütleme müraliikide mõttes siis, et näiteks liiklusmüra ja tööstusmüra, et näiteks liiklusmürast on tegelikult ju suurem hulk inimesi mõjutatud, aga palju rohkem mõjutatud kui tööstusmürast. Aga lihtsalt inimesed on sageli ka juba harjunud sellega, sest on sihuke ühtlane. Ja tööstusmüra iseloom on pigem selline, et noh, see on selline, seal ongi sellised erinevad tegevused ja ta ei pruugi alati ühtlane olla, ühtlane heli siis. Ja seetõttu on näiteks rohkem kaebusi just tööstusmüra kohta kui hoopis liiklusmüra kohta. Aga jah, et seega ütleme, et öise müra vähendamine on üks olulisemaid eesmärke siis just, et see näitab sellist elukvaliteeti taset ka. Nüüd, kui vaadata keskkonnamüra mõju Euroopas tervikuna, siis vaadates neid arve, neid protsente, siis tegemist justkui väga laialdase probleemiga. Euroopa Komisjon on siis välja toonud, see on see, pärast on seal link ka lõpus, et see Euroopa Komisjoni raport, mis avaldati 2025, on siis välja toonud, et viimaste andmete järgi puutub üle 20% Euroopa elanikest kokku kahjuliku tasemega liiklusmüraga. Ehk siis sisuliselt iga 5. inimene. Ja nüüd, kui võtta aluseks veel isegi WHO, siin peab välja tooma, et siin on erinevad kriteeriumid, Euroopa Komisjoni poolsed kriteeriumid ja WHO vaatab isegi veel rangemalt neid tervisemõjusi ja kui vaadata nende poolseid soovitusi, siis tõuseb see osakaal juba veel kõrgemaks, et ligi kolmandikuna Euroopa elanikkonnast siis. Ja jällegi, nagu ma eelnevalt välja tõin, siis maanteeliiklus on see, mis mõjutab 10 miljoneid inimesi. Noh, Eestis raudteeliikluse mõju ei ole, aga ütleme jah, seda liiklus ei ole nii sage, aga ütleme Euroopas see on rohkem sellega probleeme, et just nüüd lennuliikluse ja raudteeliiklusega. Ja Euroopa Liidu tasandil ja siis viimasena võib-olla tooksin slaidil välja just, et see kriteerium ka Euroopa Liidu tasandil on selleks, loetakse selliseks tervist kahjustavaks piiriks 55 detsibelli ööpäevaringselt ja öine tase 50 detsibelli. Et selle järgi on siis tuletatud kõik need numbrid. Ja kui vaadata neid visuaale pilte, et
Mis näitab, et pikaajaline kokkupuude müraga ei ole ainult ebamugavus, et see on seotud ka konkurentsete tervisemõjudega. Euroopas näiteks seostatakse seda igal aastal kümnete tuhandete enneaegsete surmadega, südame-veresoonkonna haigustega ja näiteks teise tüübi diabeedi sagenemist. See nii-öelda siis võib ka põhjustada. Ja noh, eks siis miljonid inimesed on siis tugevalt häiritud ja uneprobleemidega selle müra tõttu. Ja kindlasti on eraldi ka välja toodud see mõju lastele, et kuna lapsed on tundlikum sihtgrupp siis müra mõttes ja see võib mõjutada ka, kindlasti mõjutabki laste õppimisvõimet, käitumist, isegi füüsilist tervist, et kui nad peavad mürarikas keskkonnas siis olema. Nüüd väiksed nopped ka veel sellest samast raportist, et siin oli päris, pärast saate ise võib-olla vaadata ka, kui on soovi, et seal on suur tabel erinevatest riikidest ja välja toodud liiklusmüra riikide liiklusmüra, tööstusmüra eraldi ja kõik kokku ja kui palju inimesi siis sellest mõjutatud on, et seal on koguarvud ja protsendid. Et siin ma võtsin väikse väljavõtte, et lihtsalt kõrvale. Ja kui vaadata nüüd keskkonnamüraga kokkupuudet Euroopas, siis riikide lõikes on pilt üsna erinev. Umbes 15 riigis puutub üle 20% elanikkonnast kokku müratasemega, mis ületab 55 detsibelli selle ööpäevase siis kriteeriumi või näitaja järgi. Samas on riike, kus kokkupuude on näiteks märgatavalt väiksem, et see on seal tabelist tõin eraldi välja siis näiteks Eesti, Slovakkia, Portugali, et seal on näiteks nendes riikides on siis alla 10% elanikkonnast jääb selle mürataseme sisse. Ja loomulikult suuremates riikides on rohkem inimesi mõjutatud, näiteks Prantsusmaal, Saksamaal. Ja kui vaadata siis osakaalu kogu rahvastikust, siis paistavad silma just nagu väiksemad riigid nagu Küpros ja Luksemburg, et näiteks seal on tihedus hea ja ilmselt sellepärast see ongi nii, et üle poole elanikkonnast puutub kokku müratasemega. Kõrgete müratasemetega. Nii. Ja natuke siis sellest raportist veel, kus lihtsalt tuuakse välja ja tõdetakse ka seda, et Euroopa, et me ei liigu hetkel, ütleme, selle keskkonnamüra mõttes seatud eesmärkide suunas piisava kiirusega, sest et Euroopa Liit seadis eesmärgiks vähendada 2030. aastaks siis häiritud inimeste arvu 30% võrra võrreldes siis 2017. aasta seisuga. Ja prognooside põhjal on aga üsna selge, et ilma täiendavate eesmärkideta seda eesmärki ei saavutata. Kui vaadata nüüd seda viimast perioodi, siis 2017 kuni 2022, siis vähenes liiklusmürast tugevalt häiritud inimeste arv vaid umbes 3%. Et see tegelikult väga väike muutus võrreldes selle siis 30%-ga. Et siin on see näitab seda, et senised meetmed ei ole olnud piisavad ning on vaja süsteemsemaid ja tõhusamaid lahendusi. Et praegu neid lahendusi otsitakse, et on erinevaid mõtteid, aga hetkel on siis kõige suurem rõhk nendel strateegilistel mürakaartidel
ja nende tegevuskavade tõhustamisel. Aga näib siis, eks näis, mis tuleb siis siin Euroopast veel, et kas tulevad rangemad nõuded või mingisugused eesmärgid, seda veel ei oska kindlalt öelda. Ja siin on nüüd, ma tõin välja ka mõned soovitused liikmesriikidele ja tegelikult oli neid rohkem veel, aga need olid nagu pigem, noppisin välja nüüd siis need, mida võiks vaadata just või mida saaks rakendada kohalikul tasandil nii-öelda. Et need soovitused annavad üsna selge suuna, kuidas keskkonnamüra probleemi vähendada. Need jaguvad siis laias laastus 3, et esiteks müra tuleks vähendada selle tekkkohas, et see on nagu kõige tõhusam tegelikult meede, et tegeleda siis müraallikaga ja müraallika siis selle kohe vahetus läheduses. Et see on tegelikult kõige tõhusam detsibellide mõttes, mida on võimalik nagu maha võtta. Ja seal ütleme meetmete mõttes jah, et siin näiteks võib kaaluda liiklusmüra, ütleme siis sõidukiiruste alandamist, eriti siis linnades, või siis kuidagi ümber suunamist, et üldse, et see on siis kõige otsesema mõjuga meede. Teiseks rõhutatakse ka pikaajaliste strateegiate olulisust just siis asulate planeerimisel, linna planeerimisel ja üleüldises transpordikorralduses. Et seda tuleks siis ruumilise planeerimise käigus püüda lahendada. Et näiteks on võimalik puhveralad luua elamute ja suurte teede vahele. Mitte ainult teede, tegelikult ka puhveralad iseenesest oleks väga head ka tööstusalade ja elamute vahele, et ei tekiks seda konflikti müratundlike ja mürarikaste alade vahel, et siis ongi just hea üleminekuala, puhverala. Ja linnas alati ei ole võimalik või tiheasustusaladel ei ole alati võimalik müratõkkeid kasutada, ei sobi võib-olla alati sinna keskkonda ja seetõttu neid on võimalik, aga mitte alati kasutada. Ja teisalt on võimalik ka planeerida hooned selliselt, et tekiksid vaiksed sisehoovid näiteks, et selline ja vähendab näiteks mürataset olemasolevates hoonetes, näiteks kui planeerida uued hooned, mis toimivad justkui nagu müratõketena olemasolevate hoonete suhtes. Ja muidugi tuuakse välja ka vajadus edendada alternatiivseid liikumisviise nagu kõndimine, jalgrattasõit, ühistransport, mis aitavad vähendada siis ka üldist liikluskoormust ja seeläbi ka siis müra. Ja kolmanda põhiasjana rõhutatakse just siis ligipääsu rohelistele ja vaiksetele aladele. Eesmärk on, et inimestel oleks oma elukoha läheduses umbes 400 meetri raadiuses võimalus jõuda nagu ütleme siis rohelisse või siis rahulikumasse keskkonda, et inimesel oleks kuskil läheduses selline vaikne ala. Et eriti oluline on selliseid alasid juurde luua seal, kus neid praegu kõige vähem on näiteks, et kui on nagu teada, näiteks soovitakse planeerida mingit, ma ei tea, tööstusalale asendada näiteks
tööstusala asendada elamu funktsiooniga, et siis peab selle peale kindlasti mõtlema, et et seal peaks ka nagu mõtlema just nende puhkealade ja vaiksete alade peale, et kus kohas need on ja kui ligipääsetavad nad inimestele on. Et kõik need soovitused on otseselt seotud siis KOV-i tasandiga ja saab neid otsuseid siis seal ruumilise planeerimise käigus ellu viia. Ja näiteks on need põhimõtteid hea integreerida näiteks üldplaneeringutes, aga ka mürakaartide ja tegevuskavade koostamisel saab neid küsimusi käsitleda. Ja kindlasti ei saa märkimata jätta ära ka, et roheliste ja vaiksete alade arendamine toetab samaaegselt ka kliimamuutustega kohanemist, et õhukvaliteedi parandamist ja elurikkuse siis säilitamist. Et sellega see toimib nagu mitme probleemi lahendamiseks siis. Et ma räägin nüüd ka sellist põhilisest keskkonnamüra raamist, et selleks on Euroopa Liidu siis Environmental Noise Directive, et see direktiiv on siis 2002. aastast ja ta seab siis raamid keskkonnamüra hindamiseks, et näiteks direktiiv ei anna täpsemaid piirnorme, et seda peab arvestama, kuid seda on, nagu ma eelnevalt mainisin, siis kui praegu küll ei ole neid piirnorme seatud, aga see võib seal ühe variandina tekkida näiteks. Ja direktiivi peamine eesmärk on hinnata ja vähendada keskkonnamüra mõju siis inimese tervisele. Ja direktiiv keskendub eelkõige suurematele müraallikatele, mis mõjutavad siis kõige rohkem inimesi, näiteks suuremad linnad, põhimaanteed, raudteed, lennujaamad. On need siis objektid peamiselt ja üks keskne nõue on strateegiliste mürakaartide koostamine, mis annavad ülevaate müra levikust ja kokkupuutest. Nende kaartide alusel tuleb koostada ka tegevuskavad, kus pannakse paika konkreetsed meetmed müra vähendamiseks. Ja väga oluline on see, et andmed peavad olema avalikud ja inimestele kättesaadavad. Et see aitab tõsta tavainimesele siis näiteks ka, et see aitab tõsta teadlikkust ja läbipaistvust ja teha paremaid otsuseid. Ja direktiiv käsitleb müraallikate kaupa. Näiteks eraldi on siis liiklusmüra, eraldi on tööstusmüra ning ta kasutab siis ühtseid müraindikaatoreid. Oluline, et kõik liikmesriigid kasutaksid samu siis müraindikaatoreid ja siin ongi väike erinevus siis siseriiklikud müraindikaatoritega, et siin LDN tähistab siis ööpäevaringset mürataset ja L-night on õine, mis keskendub, mis siis LDN on siis õine müra. Ja toonitatakse, et väga oluline on, et keskendutakse pikaajalisele planeerimisele ja süsteemsetele lahendustele, mitte üksikute juhtumite lahendamisele, et see on see koht, kus näiteks kohaliku omavalitsuse roll muutub ka väga oluliseks. Natuke sihuke illustreeriv, püüdsin tekitada sellise illustreeriva või visuaalse slaidi direktiivi kohaldamisalale, et siin direktiiv ise tegelikult räägib keskkonnamürast siis laiemalt ja ta nagu annab siis üks, kuidas öelda, suunise, et direktiiv kaitseb inimesi just seal,
kus inimesed elavad, puhkavad ja pidevalt viibivad. Et näiteks tiheasustusalad kindlasti ja aga ka maapiirkonnad ja väga oluline ja tuuakse välja ka vaiksed alad, et seal nii tiheasustusalades kui maapiirkondades, et oleksid ikkagi need vaiksed alad, kohad, kus inimesed saavad puhata. Ja samuti ta annab seal suunise ka sellele, et väga olulisel kohal on ka müratasemete kontrollimine just müratundlike hoonete läheduses. Näiteks müratundlikud hooned võiksid olla koolid, haiglad ja elamud. Aga ühtlasi on ka direktiivis ka selgelt välja toodud, millega ta ei tegele. Et näiteks siin kohe juba väike ütleme sellised pildikesed, et igapäevane olmemüra ja naabrite müra, looduslikud helid, töökeskkonna müra, transpordivahendite sisemüra on eraldi välja toodud ja riigikaitsega seotud müra. Nüüd sellisest Euroopast sai räägitud, jõuaksin nüüd Eesti poole, et kuidas on meie need põhilised õigusaktid, mis müra reguleerivad. Tegelikult see tabel ei ole nagu selles mõttes täielik, seda müra on siin ja seal veel erinevates õigusaktides, aga põhilised on atmosfäärikaitse seadus ja rahvatervise hoiuseadus. Et see nüüd rahvatervise hoiuseadus on ka võrdlemisi uus seadus. Aga et millest siis erinevus on jah, et nendel on üks siis käsitleb välisõhumüra, teine siseõhumüra ja need määrused, kus on normtasemed kehtestatud, on atmosfäärikaitse seaduses on keskkonnaministri määrus number 71 ja sotsiaalministri määrus number 61 on siis siseõhu müranormid. Aga riiklikku järelevalvet teostab nende mõlema määruse alusel ehk siis laiemalt müra üle ikkagi Terviseamet. Ja pärastpoole ma räägin ka veel strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavadest ja see regulatsioon tuleneb ka atmosfäärikaitse seadusest. Et lihtsalt sihuke lihtsustatud võib-olla ülevaade siis sellest mürast. Nii, lubasin rääkida tegelikult kõige esimene mõte, millest ma tegelikult tahtsingi rääkida kohalike omavalitsustele just need viimased muudatused, mis on siin lähiajal õigusaktides muutunud. Mainisin ära, et sisemüra reguleerib määrus number 61. Tegelikult oli varem ju see määrus number 42, et see uus sotsiaalministri määrus jõustus 17. november 2025, küll eelmise aasta lõpus. Et kõikides siis teate, et kõikides planeeringu dokumentides ja keskkonnamõõningutes, et saate juba asendada selle uue siis viitega määrusele, sisemüra määrusele. Seal, ma ei hakka võib-olla seda nii detailselt kommenteerima, aga põhimõtteliselt nagu ka see pealkiri tähendab, ütleb, et seal on nüüd siis ultrainfrahelil oli kunagi ennem siis tähendab eraldi määrus, siis nüüd on nad ühes määruses need müra ultrainfraheli. Et need normid on siis sinna kõik ühte määrusesse kokku pandud. Teise suure muudatusena välisõhumüra valdkonnas
nüüd hiljuti siin circa nädal aega tagasi jõustusid atmosfääri kaitseseaduse muudatused, millega täpsustati atmosfääri kaitseseadust siis müra sihtväärtuse käsitlemise osas ja siis selle kohaldamise aluseid. Ja tegelikult väga palju nagu otseselt ei muudetud, aga samas olulisi küsimusi siiski. Et võib-olla tekibki kohe küsimus, et miks seda siis muudeti. Et kuidas nüüd öelda, et see varasem sõnastus võimaldas siis müra sihtväärtuse rakendamise osas erinevaid tõlgendusi ja seetõttu lõpuks siis jõudis olukord nii kaugele, et ka õiguskantsler saatis siin oma hinnangu ja kirja Riigikogu keskkonnakomisjonile ja millest ta tegi ettepaneku sätestada seaduses müra sihtväärtuse kohaldamise juhtumid ja tingimused ühemõtteliselt ja selgelt. Et siis see oligi nagu selle eelnõu nagu põhimõtteliselt muudatuse eesmärk, et see oleks siis selgem ja selgem kõikidele osapooltele. Ja ma nüüd mõtlesingi, et kõige parem on teile võib-olla näidata seda muutust äkki tabelina, et te saate muidugi ise ka vaadata atmosfääri kaitseseadusest seda eelmist versiooni ja praegust versiooni, et paremal pool tulbas on siis praegused uued sätted, mis hakkasid kehtima. Vasakul pool oli siis see, mis sedasama puudutas siis, aga mis on siis nüüd muudetud. Ja et kui vaadata nüüd seda müra sihtväärtuse, ütleme jah, et kui vaadata varasemat regulatsiooni, siis üks peamine probleem oli see, et oli müra sihtväärtuse definitsioon ja selle kohaldamise tingimused, mis olid siis justkui nagu ühes sättes koos. Ja see tekitaski nagu segadust, et ei olnud alati selge, et millal tuleb kohaldada seda ja millal mitte. Ja esimese muudatusena siis seal tegimegi nii, et säte siis lahutab ära mõiste ja kohaldamise. Ehk nüüd on siis müra, ütleme, sihtväärtuse mõiste loogika sarnane, nagu ta oli ka piirväärtusele. Et nüüd on siis, et müra sihtväärtus on kui rangem normtase, mille eesmärk on elukeskkonna parendamine või säilitamine. Et oluline on siinkohal rõhutada, et ühtegi arvulist väärtust siin ei ole muudetud, et muutus pigem on siis selguses, et nüüd on siis selgem, millal seda ja teine sihuke kõige olulisem oligi, et teine muudatus oli see, et pandi paika, millal sihtväärtust üldse kohaldatakse. Ja siis see on seotud siis kahe tingimusega, millest mõlemad peavad olema täidetud. Esiteks peab muutuma maakasutuse juhtotstarve. Näiteks praktikas uue elamuala kavandamine. Teiseks alal peab müra sihtväärtus olema juba täidetud, ehk tegemist peakski olema juba vaikse ja madala müra tasemega alaga. Ja siin nüüd lõige 2.2, et siin on siis defineeritud see, et mis on müratundlik ala defineeritud ja tegelikult siin ei ole nagu muutust, et see säte
on pigem toodud sellest keskkonnaministri määrusest lihtsalt üle atmosfäärikaitse seadusesse. Et see tegelikult ei ole muutus selles mõttes, vaid lihtsalt on määrused või selle seaduse tasemel. Ja ja lisaks toodi välja, lisaks on ka siis üks erisus, et kui planeeringu koostamise korraldaja, et ta saab, kui on tegemist, ütleme siis selline objekt, no ma ei tea, ma toon näiteks, millel on ülekaalukas huvi, et näiteks Rail Baltic, ütleme, see on hea näide, et siis võib lähtuda ka sihtväärtuse asemel piirväärtusest, et kui on ülekaalukas avalik huvi. Et see säte kuulub kohaldamise eelkõige oluliste taristuobjektide kavandamisel ning riiklikult oluliste müra tekitavate joonallikate kavandamisel. Näiteks riigi eriplaneeringud. Aga jah, et ülekaaluka avaliku huvi esinemist tuleks siis iga kord eraldi kaaluda, et seda ei ole defineeritud, et neid konkreetseid juhtumeid. Ja kehtetuks muutus ka see, et planeeringust huvitatud isik tagab, et müra sihtväärtust ei ületata. Siis tulenevalt tegelikult nendest eelmistest muudatustest, need esimestest muudatustest, et ei olnudki see enam asjakohane, et rangemate normide kohaldamisel tuleb hinnata, kas need võivad kaasa tuua riive omandi puutumatusele ja siin võib olla nagu see olukord, et ülemäärased piirangud võivad tekkida nagu ülemäärased piirangud seal, kus juba müra on juba ületatud, aga maaomanikul puuduvad võimalused siis müraallikate näiteks mõjutamiseks. Ja siis viimane muudatus täpsustas lihtsalt seda määruse, kuna see õiguskantsleri seisukoht, et see määrus peaks siis täpsustama ka siis nagu täpselt, kus need normtasemed siis rakenduvad. Et tegelikult ei pea normid olema praktikas, nagu võib-olla ei pea normid olema igal pool täidetud, et ikkagi seal, kus inimene pidevalt viibib, et see peaks olema nagu see eesmärk, see on ka direktiivi eesmärk. Et seda nüüd siis, see on siis nüüd järgmine samm, et määrus tuleb nüüd siis nende muudatuste najal ka ajakohastada. Et see on nüüd sellel aastal ka plaanis. Loodan, et sain selle kõik need põhilised asjad räägitud selle koha pealt. Et kui on küsimusi, siis võid pärast küsida üle. Nii. Üldplaanis saab müraallikaid jagada nii, nagu ma siis olen siin slaidil välja toonud. Kõik need allikad ja tegevused võivad olla inimestele häirivad. Osadele tegevustele on olemas määrustes piirväärtused, osadele mitte. Aga igal juhul peaks kohaliku taseme planeerimisel nende müraallikatega arvestama. Nüüd teadlikult eelnevalt mainisin ka seda direktiivi, et mida direktiiv millist müra liike direktiiv siis ei kohalda või kuhu see ei kohaldu. Just seetõttu, et siis oleks paremini aru saada sellest, et miks on atmosfäärikaitse seaduses selline loogika, et mida ta ei reguleeri, et see on nagu see direktiivist tuleneb otseselt, et näiteks
olmemüra, naabrite müra, ehk siis ütleme, olmemüra võib võtta kui naabrite müra põhimõtteliselt, mis on üsna tegelikult tüüpiline ja sage, aga ja loomulikult siis looduslikud helid, et see oli ka direktiivis, et see on ka nüüd see on ka selles atmosfäärikaitse seaduses ja meelelahutusasutuste või meelelahutusürituste müra on ka eraldi välja toodud, töökeskkonna müra, sellel on töökeskkonnal on eraldi normid, mida peab siis lähtuma, et kõik see töökeskkond, mis jääb töökeskkonna piiresse, see on siis sellega reguleeritud, seetõttu ei ole vajadust atmosfäärikaitse seaduses seda käsitleda eraldi. Siis riigikaitsetegevusega seotud müra. Et näiteks harjutusväljakud ja lasketiirud või siin võib olla erinevaid objekte tegelikult, mis on seotud riigikaitselise tegevusega, seetõttu ta on pigem nagu selline üldine siis sõnastus. Ja viimane muudatus, mis tuli juurde, see eelmine aasta oli, et sireenide kasutamisest tulenev müra, et ilmselt olete isegi saanud sõnumeid, kui neid katsetatakse. Võib-olla olete kuulnud ka, mina isiklikult. Kes läbi sõidul tõin need välja ja kui ei saa kuulata samal ajal, siis kuula kindlasti järgi. Siis nii, sireenidest rääkisin, mis on mida atmosfäärikaitse seadus reguleerib müraliikidest. Liiklusmüra, see peaks siis olema selline regulaarne maantee, raudtee, lennu ja veeliiklus. Ja enamasti seal arvestatakse ikkagi sellise, kui me räägime liiklusmürast, siis ikkagi selline aasta ringi pidev liiklusmüra. Ja tööstusmüra. Tööstusmüra puhul on siis välja toodud eraldi tuulepargid ja sadamad. Need on ka seal direktiivis mainitud tööstusmürade all. Ja nüüd tegelikult need kaks esimest on nagu selline peamised, need ülejäänud tehnoseadmete müra, äri, kaubandus, ehitusmüra, et tegelikult ideaalis ei peaks ka, et ta peaks olema pigem mujal, aga kuna ütleme, siin on selline ajalooline taust, et hetkel, kui see välisõhumüra tõsteti siis Sotsiaalministeeriumi määrusest keskkonnaministri määrusesse, siis lihtsalt tuli nagu jätkuna kaasa, et tehnoseadmed ja kõik see, et see direktiiv käsitleb neid nagu pigem nagu sellise lokaalsete küsimustena, mitte sellise suurte probleemidena, aga see atmosfäärikaitse seaduses normid seda normeerivad Eestis, et siin normid nende kohta on olemas. Et natukene tööstusmürast ühe slaidi peal kokku, et siin kindlasti kohaliku omavalitsuse tasandil on neid allikaid ja on neid tööstusobjekte, mis nagu probleeme valmistavad, et siis võib-olla lühidalt käin selle üle. Tööstusmüra pärineb tootmis- ja tööstustegevusest, et sageli ongi nende mõju lokaalne ja mõjutab siis seal läheduses olevaid elanikke. Ja tihti häirib elanikke tootmisala territooriumil töötavad seadmed, masinad, ventilatsiooni, jahutusseadmed, laadimine on üsna tüüpiline, sisetransport ja tööstusmüra alla võibki liigitada põhimõtteliselt tööstusettevõtted, mis siis toodavad midagi, tehased, sadamad, tuulikud, kaevandused, et siis neid tööstusmüra seal atmosfäärikaitse seaduses siis käsitleb. Eraldi tooks välja ka selle, et Eestis on siis selle atmosfäärikaitse seaduses eraldi 2 müranormtaset.
ütleme siis, et müra sihtväärtus ja müra piirväärtus. Piirväärtus on suurim lubatud tase, mida ei tohi ületada. Ja ületamisel tuleb juba rakendada meetmeid ja kohustus on sekkuda. Et siin piirväärtus ei ole, alates 2002. aastast piirtaseme nagu see käsitlus ei ole muutunud, et see on siis kogu aeg sama olnud. Nüüd müra sihtväärtus osas on pigem olnud muutusi, et varem oli ta teises määruses oli ta nimega taotlustase ja siis olid taotlustase uuel alal, taotlus olemasoleval alal, lisaks oli erinevad tasemed, siis selles määruses on ta lihtsalt müra sihtväärtus ja on mõeldud, et teda rakendatakse nii-öelda siis paindlikumalt selles mõttes, et nagu see atmosfäärikaitseseadus ka välja nägi, et teda ei saa alati rakendada, alati ei olegi mõistlik mingites olukordades, et muidu ei saakski ehitada, eks. Aga selge see, et sihtväärtus peab olema eesmärk, et see peaks sinna nagu jõudma, selles mõttes, et kokkuvõttes ruumiline planeerimine peab olema see eesmärk, et sinna jõuda. Ma tõin tabelina ka selle välja, et kuidas nagu ruumilisel planeerimisel võib-olla neid siis eristada ja millal neid kasutada. Müra sihtväärtus võiks aluseks olla, kui planeeritakse täiesti uut elamurajooni või nagu sellist ala, asumit nagu suuremat ikkagi sellist maa-ala ja müra sihtväärtust rakendatakse müratundlike alade planeerimisel maapiirkondades. Ja see ala võiks olla hoonestamata ka, või peaks olema hoonestamata, et siis oleks ta nagu ikkagi. Ja müra piirväärtus samamoodi, et ta on nagu, kui ala on juba elamu kasutuses ja kui müraallikad on ajalooliselt olemas ja see tiheastusala või siis ehitatakse ümber või laiendatakse, et siis on nagu asjakohane lähtuda müra piirväärtustest. Et see müra piirväärtus on ülemine tase, millest üle ei tohi minna. Müra sihtväärtus on selline alumine tase, kuhu võiks jõuda lõppkokkuvõttes. Ja müra kategooriad on ka eraldi selle välja. Kohalikul omavalitsusel tuleb need määrata sõltuvalt mürakategooriad sõltuvad siis maakasutuse juhtotstarbest ja siin atmosfäärikaitseseaduses on ka välja toodud, et need kokku on 6 mürakategooriat. Esimesed 4 on müratundlike alade kategooriad ja 5.–6. kategooria on siis seal tegelikult nendel aladel norm ei kehti, aga peab arvestama, et sealt tootmisalalt juba välja, siis seesama tootmisobjekt temal on juba tegelikult, ta peab jälgima norme, mis siis tema tootmisterritooriumist välja läheb või kuidas ta mõjutab. Ja tootmise enda maa-alal, et seal peaks ka siis kehtima töökeskkonna normid, mis on ka eraldi määrusega. Ja müratundlikud hooned, et miks ma need müratundlikud alad ja müratundlikud hooned välja toon, et kindlasti see tuleb, kuna see definitsioon, kuna müratundlikud alad ja hooned ongi need objektid, millele peaks just eraldi rõhku pöörama ruumilisel planeerimisel, et müratundlikud hooned definitsioon mõiste tuleneb sellest sotsiaalministri määrusest number 61 ja ta defineerib, et need müratundlikud hooned võivad olla elamud, haridusasutused, teadushooned, hoolekandeasutuste hooned.
ehk seal on lapsed, vanurid, kus vajavad nagu vaiksemaid alasid, et see on nagu teatud sihtgruppide siis jaoks kindlasti. Ja see tingimus on ka, et müraallika valdaja tagab, et tema müraallika territooriumilt ei levi normtasemed ületavat müra. Ehk siin näiteks on, kui me räägime tootmisaladest näiteks, et tootmisala tööstusobjekt või mis teeb müra, siis ta peab arvestama, et tegelikult ta peab oma territooriumi piiresse jääma oma tegevusega, oma kahjulike mõjutustega. Ja müra normtasemete määramine tuleneb siis planeerimisseadusest, paragrahv 75 lõige 1 peatükk punkt 22 ja seal on kirjas, et see üldplaneeringu ülesanne on määrata normtasemete kategooriat, et see ongi see koht siis, et kus kohalik omavalitsus seob need maakasutuse johtotstarved mürakategooriatega. Ja mürakategooriad omakorda määravad lubatavad müratasemed, et siin kohalik omavalitsus saabki siis nii-öelda siis vaadata, et kus on nagu selline vaiksem, kus on mürarükkam, et sõltuvad nendest kategooriatest, juhtotstarvetest siis ka. Ja kindlasti võiks arvesse võtta, et mida müratundlikum on maakasutus, seda rangemad nõuded võiksid siis mürale olla. Nüüd päris oluline küsimus on siin mitmeid kordi esitatud ja arutatud selle üle, et mis on siis, kui maakasutuse juhtotstarve ja vastav mürakategooria ei ole üldplaneeringus määratud, et selliseid näiteid on. Aga üldiselt siin peab arvesse võtma, et piirnormid kehtivad ka olemasolevale elamule, ütleme siis täpsustavalt, et õiguspärases kasutuses olevale elamule, kui tingimusel ka siis, kui üldplaneeringus ei ole juhtotstarvet või mürakategooriat määratud, või alale on määratud miskipärast müratundlik juhtotstarve, et selles mõttes, et see on see loogika, et nagu ma eelnevalt vist, ma ei tea, mitu korda juba välja toonud olen, et inimese tervis tuleb kaitsta seal, kus ta elab, viibib ja seetõttu ja vastav mürakategooria määrab kohalik omavalitsus. Et kui nüüd selline olukord on, et on olemasolev elamu ja ta ei ole müra seda juhtotstarvet ja mürakategooriat määratud, et siis siin võikski nagu arvesse võtta, et kui nagu hinnata, et siis võtta arvesse seal, mis on see maakatastri sihtotstarve, mis on selle maa tegelik kasutus ja kasutuse õiguspärasus, ja kõik, kui need 3 tingimust on täidetud, et siis on õigustatud ja põhjendatud lähtuda sõltuvast siis sellest määrusest, normtasemest, et seal on kehtib normtase. Nii. Ja kui nüüd mürakategooriad on määratud, et siis on võimalik ette võtta see lisa 1 tabel keskkonnaministri määruses number 71 ja siis vaadatagi, et milline müratase konkreetsele piirkonnale rakendub, kas esimene, teine, 3. või 4. kategooria.
kõige rangemad normtasemed on esimese kategooria aladel. Et see on nüüd mitte nüüd see, kus inimene elab, vaid see on nagu, selle all on mõeldud siis vaikseid alasid, mis on siis spetsiaalselt ette nähtud siis puhkamiseks inimese jaoks. Et need võivad olla mingid tavalikud pargid näiteks linnades või matkarajad, et kui näiteks ja et see nimekiri ei ole nagu lõplik selles mõttes, et need tuleks määrata, need esimese kategooria alad, et siis inimesed, et kaitsta neid siis ja vajadusel parandada ka neid olukordasid. Ja rangemad normtasemed on siis lubatud kolmanda ja neljanda kategooria aladel, et seal on siis erinevaid juhtfunktsioone koos, et seal eeldatakse, et seal on siis mürarikkam ka. Et seal ei saa eeldada päris niisugust nii vaikset keskkonda kui esimese ja teise kategooria puhul. Et ja see on veel oluline, et normidega võrdlemiseks, mida kindlasti arvesse peab võtma, et müra hinnad, et siin normid on nagu kehtivad siis müra hinnatud tasemel, et need nagu müra hinnatud tase, et see tähendab seda, et sellele mõõteväärtusele, mis on mõõdetud, on tehtud parandusi, arvestades müra tonaalsust, impulssheli ja muid asjakohaseid tegureid, kui need erinevad tegurid on. Et seal on konkreetne metoodika, mis on selle taga, ja alles seda müra võib siis nagu normidega võrrelda. Et mingisugused äpiga mõõdetavad väärtused, et tegelikult need ei ole normiga võrdlemiseks, et nad on pigem võib-olla indikatsiooniks, aga need otseselt normidega võrrelda ei saa. Ja siin tabelis et lisaks käib selle tabeliga, aga ka see tabelis endas ei ole, kas see on siis määruse tekstis, et lisaks selle tabeliga käib koos ka maksimaalne tööstusmüra norm, et mida tuleb siis selle tabeliga nii-öelda kõrvutada, et hinnata, kas häirivust tekitab siis maksimaalne müratase. Ja see on siis seda häirivust ongi, et kui ta üle 10 detsibelli, siis teeb maksimaalselt rohkem seda müra sellest nagu nendest väärtustest, mis on seal tabelis toodud, siis see probleem on maksimaalse müraga. Ja sellega tuleb tegeleda. Siin natuke täpsustaks ka seda, et mida näitab ekvivalentne müratase ja mida näitab maksimaalne müratase. Enamikel juhtudel rakendatakse seda ekvivalentset mürataset, aga vahel võib olla ka põhjendatud maksimaalse mürataseme siis kasutamine, rakendamine, sest norm on ka maksimaalse müra kohta. Ekvivalentne müratase näitab keskmist mürataset teatud ajavahemikul. Iseloomustab, ja et miks seda kasutatakse just ongi, et iseloomustab seda rohkem on see, et ta iseloomustab pikaajalist kokkupuudet. Ja kui maksimaalne võib olla pigem selline väga muutlik, et teinekord, kui sa mõõdad, siis ühel päeval on see üle, teisel päeval ei ole, et seda on nagu hästi keeruline hinnata, seetõttu võetaksegi lõpuks ekvivalentne müratase ikkagi enamasti aluseks, et selle alusel on võimalik paremini hinnata seda häirivust, et see müra maksimaalne võib olla liiga kõikuv, ja ta iseloomustab nagu üksikuid müratippe. Nii, ja eraldi ka impulsmüra. Impulsmüra on
tuleb kindlasti kaevandustegevustega ilmselt tuleb põhiliselt ette, et ta on sihuke lühiajaline heli, mis tavaliselt kestab siis alla 1 sekundi. Ja ta on selline hästi järsk ja lühike helisündmus. Ta on sihuke kiire nagu tõusuga ja lühikeselt kestab. Selleks näiteks iseloomustab haamrilöök, metalli kukkumine, palahvatus, kaevandustegevuses ikka vahepeal tehakse. Ja löökpressid, mis tekitavad seda. Aga nüüd impulsmüra puhul tuleb kindlasti arvestada, et see ei ole nagu eraldi norm, et lihtsalt, et kui näiteks mõõdetakse või hinnatakse müra taset, siis kui selgub, et on impulsmüra, siis tehakse vastav korrektsioon, et liidetakse detsibellid juurde, mis teeb selle normi kohe automaatselt rangemaks, et see ongi see metoodika, et see ongi, miks tuleb kasutada kindlaid metoodikaid. Näiteks kui impulsmüra, kui näiteks on tonaalne müra, siis ka tuleb juurde, et need on need, mis annavad seda häirivust juurde. Et ühesõnaga jah, et impulsmürale ta on nagu põhimõtteliselt korrektsioon, et kui see on, siis pannakse juurde sellele tabelis olevale müratasemele detsibellid. Ja määrus siis omakorda ütleb, et impulsmüra põhjustavat tööd võib teha tööpäevadel sellest kellaajast kellaajani. Järelikult siis õhtusel ja öisel ajal ei tohiks teha. Ja seda tuleks ka tegelikult kirjeldada iga erinevates müra uuringutes ja modelleeringutes, et kui on see olemas, siis tuleks lahti kirjeldada see kõik. Kus kehtivad müra pöörnormid, et ma rääkisin seda ka, et eelnevalt keskkonnaministri määrust on nüüd plaanis uuendada, ajakohastada ja see viimane muudatus, mis seal oli atmosfäärikaitse seaduses oligi, et ta täpsustab need asukohad, et kus siis müra täpsemalt kehtib. Praegu on pigem nii, et on alal. Et ei ole nii täpselt öeldud, et kuskil vahetus läheduses, et seda ei ole, et on alal. Ta jätab nagu mingis mõttes nagu lahtiseks selle määrus, selle tõlgendamise, sest on olemas normid ka fassaadil, liiklusmüra puhul fassaadil näiteks. Aga nüüd see, ütleme, kus kohas siis seda hinnata, sõltub sellest, et mis on see eesmärk. Tähtis on hinnata müra vastuvõtja suhtes, ehk et kui inimene elab kuskil talus, siis pigem kui rääkida, et tegemist on olemasoleva müraprobleemiga, kaebusega, siis peaks hindama seda müratundliku hoone läheduses, et kas siis õuealal näiteks. Ja kui me planeerime midagi uut, näiteks uut tööstusala või ütleme uut tööstusala, siis igasugustel mõju hindamistel ja planeerimistel võiks seda kinnistu piiriga seostada ikkagi, et vaadata seda rangemalt. Aga üldiselt jah, praktikas võiks võtta seda müratundliku hoone läheduses. Et tähtis on, et seal, kus inimene elab, reaalselt elab, magab ja viibib. Ja jah, et kindlasti mida peaks vältima, ongi just seetõttu, et sellist olukorda, et tööstusalad ja müratundlikud alad üksteise kõrvale planeeritakse.
teinekord lihtsalt paratamatult, et see on välja kujunenud olukord juba vanast ajast. Aga neid ma tean juba, et neid kaebusi on väga keeruline lahendada hiljem. Aga ma räägin nüüd, ütleme siis uute tööstusalade, uute elamualade planeerimisel, et seal kindlasti siis seda olukorda vältida. Kas kohalik omavalitsus saab ruumilisel planeerimisel lähtuda müra sihtväärtustest? Nagu ma eelnevalt toonitasin, siis et iseenesest ruumilise planeerimisseaduse loogika ongi, et me peame seadma eesmärgiks luua parem elukeskkond ja saavutada see lõppkokkuvõttes, eks. Ja müra sihtväärtusest loomulikult saab lähtuda, aga siis peab nagu arvesse võtma sellise, et kogu see planeeringu lahendus ja maakasutus tuleb kujundada nii, et tekiksid eeldused selle müra sihtväärtuse kohaldamiseks, et seal peab olema kohe juba ka nagu mingisugused lahendused siis olemas, et ma ei tea, kas müratõkke või kelle iganes kokkuleppel, et tuleb nagu lihtsalt luua siis selline soodne pinnas, et seda müra sihtväärtust saaks kohaldada. Ja eesmärgiks ongi jõuda müra sihtväärtuse tasemetini, et siin just tuleks silmas pidada vaiksete alade planeerimisel, uusarenduste planeerimisel ja müratundlike objektide planeerimisel. Et selle müra sihtväärtuse rakendamisel tulebki kaaluda kõiki asjaolusid ja leida põhimõtteline selline lahendus siis. Ja, et mul on ka siin küsimuste vormis veel, et kas, kui müratase on alla piirnormi, kas saab nõuda lisameetmeid. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus sätestab lisaks ka keskkonnahäiringu mõiste. Et keskkonnahäiring tähendab, et ta ei ületa arvulist normi ja mis võib üldse olla arvulise normiga reguleerimata. Aga see ei tähenda seda, et müraallika valdajal ei oleks kohustust seda keskkonnariski siis vähendada nii palju, kui seda on mõistlik eeldada, et seal tuleb mängu see hoolsuskohustus. Et selles mõttes ja lisaks on ka välja toodud seal ettevaatuspõhimõte, et keskkonnariskiga tegevuste suhtes otsuste tegemisel selgitatakse välja nende tegevuste mõju siis keskkonnale, et seal tuleb siis keskkonnamõju hinnangute kaudu või eraldi müra uuringute kaudu välja siis see, et see tulebki siis kaaluda neid leevendusmeetmeid vajadusel. Ja loaandja saab kasutada seda kaalutlusõigust, kui leevendusmeede on müraallika valdajale jõukohane ja parandab oluliselt inimestega elukvaliteeti, et siis saab seda nagu kõrvaltingimusena loasse lisada. Nüüd lubasin rääkida ka välisõhu müra kaardistamisest ja müra vähendamiste tegevuskavadest, et kuna see on selline viimane teema. Ja välisõhus leviv müra kaardistamine on tegeliku müraolukorra kirjeldamine, et see on siis kas olemasoleva või prognoositava müraolukorra kohta ja andmete esitamine. On kahte tüüpi mürakaarte, on välisõhu strateegilised mürakaardid, on siis need, mis on kohustuslikud Euroopa Komisjoni poolt. Need mürakaardid on pigem sellised siis, kuidas öelda, Euroopa Liidule
toetamiseks just, et seda mürapoliitikat kujundada ja et oleksid siis kõikide riikide ja need põhimõtted siis tuleb rakendada, et kõik need müraandmed oleksid kõikide liikmesriikide vahel võrreldavad. Et see on sihuke, ütleme niimoodi, et siis rohkem sellise laiema müra käsitlemiseks. Siis on ka kohaliku omavalitsuse mürakaardid, et see on siis sihuke nagu kohalikele omavalitsustele, kes saavad siis koostada ka mürakaarte, kindlasti juba on koostanud, et teha tegevuskavasid. Strateegilise mürakaardi koostamise tingimused on ka olemas, kriteeriumid. Eestis on 2 linna, mis seda koostab, Tallinn, Tartu. Ja Transpordiamet peab omakorda koostama strateegilisi mürakaarte maanteede kohta, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas. Ühtegi raudteed ja lennuvälja meil sinna nendesse kriteeriumitesse ei mahu, et me sellist liiklust ei ole. Ja strateegilise mürakaardi eesmärk on siis ühiste hindamismeetodite rakendamine, et selguksid need, kui palju neid inimesi siis keskkonnamüraga kokku puutuvad, parandada informatsiooni kättesaadavust keskkonnamüra osas ja mõju kohta ja nendele strateegilistele mürakaartidele peavad järgnema ka tegevuskavad, et vähendada müraallikate tekitatud müra. Ja veidike toon siin ka välja selle mürakontrollnäitajate ja indikaatorite erinevuse, kui strateegilised mürakaardid, strateegilistel mürakaartidel on selline päeva, õhtu, öö müra siis näitaja, et seda siseriiklikel ei ole ja siis ja lisaks on siis välja toodud ka need, eristatakse ka siis päevamüra, õhtumüra, öömüra. Et need on nagu need siis, mis nende strateegilistele ja kohaliku mürakaartidel on, et need on need müra kontrollnäitajad ja indikaatorid. Et KOV-i kohaliku omavalitsuse mürakaart on eelkõige praktiline tööriist. See ei ole lihtsalt nagu analüüs, vaid aitab teha paremaid planeerimisotsuseid. Mürakaardid lähtuvad Eestis kehtivatest müraindikaatoritest, päevane ja öine, ja need peavad olema siis võrreldavad, seetõttu et nad oleksid võrreldavad siis nende müra normtasemetega ka. Ja need on mõeldud siis siseriiklikuks kasutamiseks. Millal neid tehakse, et eelkõige seal, kus on olulised müraallikad, näiteks liiklus, tööstus. Sageli on aluseks siis kas müra normtasemete ületamine või elanike kaebused, mis on siis mõõtmistega näiteks kinnitatud. Ja kohaliku omavalitsuse vaates on oluline, et mürakaart annaks sisendi ka planeerimiseks. Näiteks aitab see vältida selliseid olukordi, kus uus elamuala planeeritakse väga mürarikka ala kõrvale näiteks. Või vastupidi, annab aluse seada näiteks ehitamisel täiendavaid tingimusi müraallikale müra leevendavate meetmete osas. Et ja mürakaart ei pea alati katma kogu omavalitsust, et tuleb vaadata, kus on probleemid, et kui probleem on lokaalne, võid keskenduda konkreetsele allikale.
või siis piirkonnale, kus on mitu allikat koos. Oluline on siinkohal koostöö, nii müraallika valdaja kui ka kohalike elanikega, nende kaasamine on hästi oluline. Ja mis on siis kõige tähtsam on ikkagi ka see, et see mürakaardi nagu ärategemisel peaks siis järgnema tegevuskava, kus lepitakse konkreetsed meetmed ja nii-öelda ja neid jälgitakse ka ühesõnaga, et kindlasti võiks olla ka mingid jätkutegevused seal hiljem, et kontrollida, kas neid meetmeid on siis rakendatud ja kuidas on nagu läinud nende probleemsete müraallikatega näiteks. Nüüd ma jõudsingi oma ettekandes nendele küsimusteni, mis on siin eile esitati ja siin on kirjeldatud, kuidas koer häirib naabrit oma haukumisega ja mida siis sellisel juhul teha või kuidas seda probleemi lahendada. Jah, et ma olen ka ise neid selliseid kaebusi ka mitte küll lahendanud, aga kuulnud, et selliseid probleeme on. Aga atmosfäärikaitseseadus sellist tüüpi müra ei reguleeri ja sellist kuidas öelda, müra probleemi ei loeta siis keskkonnamüra alla, et tehakse siis norme ei ole. Nii et sellele tuleb siis teistmoodi läheneda, et ma ei oskagi muud moodi öelda, et kuidas seda tegelikult lahendada, et võib-olla on siin probleem üldse, et ma ei tea, küsimus loomakaitsele hoopis võib-olla. Aga noh, selline oleks minu vastus sellele. Et kortermaja kõrval on arenenud tööstuspark. Tööstuspargist kostub müra aeg-ajalt. Öörahu välisel ajal kortermajja müra tekitajate poole on pöördutud, mitte müra tekitada ja justkui nagu siis müraallika valdaja on nõus müra leevendavate meetmete rakendamisega. Aga tundub, et siis ei ole nagu ikkagi lahenenud siiski. Ja mida siis teha? Et siin on nagu jällegi see olukord, kus ma eeldan, et kõrvale jah, et see on siis see olukord, kus tööstusala on siis arenenud müratundliku ala kõrvale. Et see on just see küsimus, mida ma soovitaksegi vältida ruumilisel planeerimisel. Ja kui see kaebus laual on, siis tegelikult siin on mitu probleemi juba. Hea oleks, kui müraallika valdaja oleks nõus neid meetmeid rakendama ise vabatahtlikult, aga sageli ongi probleem just või nagu see takistus, et kuidas seda, kui nagu ei ole koostööl, siis et kuidas seda häiringut üldse tõestada või kuidas näidata, et normid on ületatud. Mina soovitan siin Terviseameti poole pöörduda või siis elanikul näiteks kaebust Terviseametile edastada, et kui tõesti kohalikul tasemel seda lahendust nagu ei ole tulnud ja ei ole nagu tulemas, et äkki siis Terviseamet, sest Terviseamet on ikkagi riiklik järelevalveasutus ja oskab siis siinkohal kas leida lahenduse või anda siis soovituse, kuidas võib-olla lahendada seda olukorda. Nüüd küsimus sõhksõospumpade kohta.
et naabrid, ma saan aru, et see on siis selline mitte üksik probleem, vaid et ongi selline vist läbiv teema, läbi probleem. Ja õhksoouspumbad on oluline nagu müraallikas, eriti just kui me räägime talvistest perioodist, et siis on nagu hakkavad nad eriti, siis nagu see probleem kohe tõuseb üles, et siis need töötavad mürarikkamalt need õhksoouspumbad. Aga mida ma nüüd siin võib-olla selgituseks ütleksin, et õhksoouspumpade puhul on oluline mõista, et probleem ei ole ainult seadmes, vaid selles, kuidas levib heli konkreetses keskkonnas. Seetõttu ei saa müra hinnata ainult tehnilise passi alusel. Tehnilises passis toodud müratase ei võrdu automaatselt selle keskkonnamüra tasemega selle naabri juures. Tehnilises passis on reeglina seadme siis heli emissioon või mis see tekitab siis allika juures kohe, aga normid kehtivad selle naabri vastuvõtja juures siis, et näiteks naabri akna juures või kuskil. Ja siin on ka see probleem, et alati ei ole selge, kas tootja deklareerib seadme passis müraallika helivõimsust või müraallikast mingil kaugusel mõõdetud helirõhutaset. Et siin on juba tekibki nagu see probleem, et võib-olla ongi, et lähteandmed, et tekib see oht, et lähteandmeid tõlgendatakse ebaõigelt ja hiljem siis omakorda põhjustab selle, et seda soojuspumba õhumüra ei ole nagu õigesti prognoositud ja müra võibki olla tegelikult palju valjuhäälsem. Ja seadme, ütleme, isegi kui eeldada, et seadmel on see andmed nii-öelda õigesti näidatud, siis siin tuleb mängu ka see, et kuidas tulevad faktorid, et kui kaugel on see seade siis sellest naabrist, tuleb mängu see, kuidas teda paigutatakse. Lisaks mängivad juba keskkonnas ka peegeldused, seinad, maapind ja seadme töörežiim, et kuidas ta töötab. Et siin on jah mitmeid aspekte. Ja küsimus sellele, kas on oodata karmimaid regulatsioone, ei ole oodata karmimaid regulatsioone, aga üldine suund on siiski parema elukeskkonna poole ja rõhk peaks olema paremal ruumilisel planeerimisel, teadlikumal paigaldamisel. Ja et siin oli küsimus, et lahendused. No lahendused ongi, võib-olla oleks seda kõige olulisemaks lahenduseks on õige paigaldus või paigalduskoha valik. Et see on just see paigalduskoha valik, et seadme suunamine siis naabrist eemale ja vibratsiooni summutamine, et seal on ka, seda tuleb vaadata, et seda ei tekiks. Ja kui on ikkagi väga tihedalt inimesed koos, siis peab arvestama, et võib-olla on vaja ka müratõkkeid ja mingit varjestust sellele seadmele. Ja või siis üldse vaadata vaiksemaid seadmeid nii-öelda. Ehk et võimalus on küsida loa taotlejalt tehnosöötme tehnilist dokumentatsiooni ning siis kohustada omanikku asjakohaseid mürasummutuse leevendusmeetmeid rakendama, et kui on teada mingi problemaatiline asukoht, siis võib nõuda ka müra mõõtmist, ma arvan.
on see põhjendatud. Nii, aga ma jõudsin nüüd lõppu, ma isegi tea, palju mul aega läks, aga et infot siin selle Euroopa Keskkonnamõju raporti osas, lisan siis lingi ka siia, et ma võin pärast panna siia vestlusesse ka, et sealt saate täpsemalt lugeda müra kohta siis Euroopas. Aitäh ja võite siis küsida. Ja vestlusaknas on ka 2 küsimust täitsa olemas. Siin Ülle küsib, et miks liiklusmüra puhul on teepoolsel küljel lubatud suurem müratase, kas peegelduse efekti tõttu, et kui maja on ristmikul, kas mõlemal teepoolsel küljel on lubatud kõrgem müratase? See on pigem sihuke, ma ütleks, et paindlik moment lihtsalt ruumi planeerimisel, et saab, et siin ongi, saab hoonete siis, kui võtame piirväärtuse, et me siis saame aluseks võtta selle fassaadi normtaseme, mis on siis nagu lubab rohkem müra siis tekitada. Et ma ütleks nii sellepärast ja see fassaadi norm on ka selleks, et kannab ühtlasi infot, milliseid heliisolatsiooni vahendeid peab siis kasutama. Et ta ei ole peegelduse mõttes. Ja ta algselt pärineb ka Sotsiaalministri määrusest number 42, et see on sealt tegelikult üle võetud see norm. Ülle, kas sa tahad täpsustavaid küsimusi esitada äkki veel või midagi laiendada? Siis on mõlema küljel lubatud selle kõrgem müratase. Või võetakse, et ikkagi ainult ühest küljest. Jah, praegu on nii, et on nagu mõeldud teepoolsel küljel, kuigi et ta võib jääda seal 2 teed võib olla, eks on, et võib olla ristmik, kus tal on siis 2 poole. Et ma arvan, et see on see koht, kus määrust peaks täpsustama, et seal see on, ma olen aru saanud, et see on tekitanud segadusi, et praegu on jah, et ta on nagu ühel teepoolsel küljel, aga kui teepoolsel on, kui on nagu 2 teed, siis on nagu justkui 2, et see tekitab segadust. Olen nõus. Mul on tegelikult üks küsimus veel, et kui on strateegiline mürakaart, tavaline mürakaart, kas see on see tarkvara, mida nad kasutavad või see kompetents, mis selle kaardi koostajal on, kas see on nagu võrreldav? Ütleme, kas isik, kes oskab teha tavalist mürakaarti, oskab tõenäoliselt teha ka strateegilist mürakaarti? Et täpsust, palun korda üles, ma ei kuulnud hästi. Mürakaardi koostamise nõuete kohta oli vist. Mürakaart, strateegiline ja tavaline mürakaart. Ütleme, kas see nagu programmid ja see tarkvara, mida kasutatakse, et kas see tegelikult on nagu sama, et kui on näiteks mingi riigihange, kas siis kompetentsi mõttes, et isik, kes on osanud teha ühe suure omavalitsuse mürakaardi, kas tema nagu, võib öelda, et on ka pädev tegema strateegilist mürakaarti? No eks sinna peab sisse kirjutama, et ta peab kasutama neid strateegiliste mürakaartide puhul on see kindlad nagu tingimused, mida peab
üldiselt et ma ütlen nii, et need samad tegijad on ikkagi, et need samad tegijad, kes teevad strateegilisi mürakaarte ja KOV-ide mürakaarte, et nad on nagu suht samad minu meelest, et need samad nagu nõuded ikka rakenduvad. Et kui ta on varem ikkagi koostanud, siis tal on see kogemus olemas. Tal peab lihtsalt olema, selles mõttes, et ta võib kasutada ka, seal on see, et oluliselt, et akrediteeritud mõõtja peab olema kindlasti, et ta peab olema akrediteeritud. Et seal peab mingid tingimused, mis tagavad selle siis, et ja programmid ka muidugi. Need on kindlad programmid, mida kasutatakse mürakaartide koostamisel. Nii, hästi, aga vestlusaknas on üks küsimus veel. Jaan on küsinud, et vanade kortermajade ja vanas asukohas kaubanduskeskuse juures ja mis üldplaneeringu joonisel on, kui piirnevad keskuseala ja korterelamute maa-ala, kuid siis määruse number 71 järgi tehnoseadmete müra piirväärtusena peaks olema tööstusmüra sihtväärtus. Nii, atmosfääriõhu kaitse seaduse uues versioonis on sihtväärtus pigem planeeringute jaoks. Kas antud näites oleks õige kasutada ikkagi määruse 71 lisa 3 kategooria piirväärtusi ja kas on plaanis täpsustada määrust 71? Jaa, määrust on plaanis täpsustada. Tehnoseadmete müra piirväärtusena. Jah. Ei, siin kui on, sõltub, mis see nüüd siis müra tekitab, et ma saan aru, et siin kaubanduskeskus ilmselt tekitab müra, jah. Et siis peaks võtma, siis on ta nagu justkui äri- ja kaubandustegevuse müra ja siis kehtib see tööstusmüra sihtväärtus ja sõltuvalt sellest, et kas nüüd siis teine või kolmas müra kategooria. Et siin tuleb lähtuda sellest. Jaan, kas sa tahad täpsustada midagi või täiendavalt küsida? Antud küsimusega ma just mõtlesin, et tegelikult kui, jah, ma nägin, et trimmiga on märgitud, et peaks arvestama sihtväärtusega. Tegelikult kui on, ütleme, 50 aastat seisnud hooned ja ärihooned, tegelikult oleks mõistlik praeguse atmosfääri õhuseaduse mõistes ikkagi nagu piirväärtust kasutada. Aga praegu, sellepärast on ka küsimus, kas seda määrust uuendatakse selles osas. Selles küsimuses jälle määned, et see ongi kunagi ta jällegi see tööstus või tähendab see tehnoseadmed, et ta on jällegi see loogika on üle võetud sealt sellest sotsiaalministri määrusest number 42 ja seal olid tegelikult eraldi oligi, et tehnoseadmetele oli kohe nagu kindel norm, et see sõltunud kategooriatest. Ja siis, kui me nüüd võtame selleks piirtasemeks, siis oleks nagu liiga leebe. Ma ütleks, et liiga leebeks läheksid need võib-olla need müratasemed. Ma esialgu ütleksin nii. Sest piirtase on ikkagi annab ju vist on vahe 10 detsibelli circa umbes niimoodi, et see on päris suur vahe tegelikult. Et siin peab võib-olla vaatama konkreetset juhtumit siis jah, et